et see peab niimoodi olema. Võtad siit kinni ja ootame sushit, joo. et valmis saaks. Enne pikk karblus. No, need on igal pool. Oh, siin on valgus mul. Oh, neid naisi. Täna on neljapäev, eks ju? Jah. Hommikul käisid külalised jälle Emmil. Sõbranna tuli oma kahe väikse sõbraga. Kellest üks on 9-kuune ja teine saab kohe 7-aastaseks. Nii tore. Kooli varsti. No, aasta pärast. Naljakas mõelda. Jah, on küll naljakas mõelda, sellepärast, et ta alles läks lasteaeda, kui me tutvasime nendega. Et nii tore on näha oma sõprade lapsi kasvamas. Ja veel toredam on näha siis oma last nendega üles kasvamas. Ma peaks minema vaikselt. Ja. Et see parem võtta. Go bring us some food. Kui õues nii külm ei oleks, siis ma laseks sulle õuest läbi käia temaga, et seda tooli tagasi paneks. Siit on lihtsalt nii tüütu panna. Siit on nii tüütu panna. Nänkus on kaasas. Lõikasin selle inetu sildi ära, nüüd ta näeb kohe nunni välja. Jah, Ludwig. Ta näeb siuke välja, et tal võiks siuke totakas nimi ka olla natukene. Lakuis. Nii et hetkel on ta siis minu ja Joeli jaoks Ludwig. Ludu. Mul tuli üks nime mõte veel päeval, aga mul läks juba meelest ära see. Ma käin ära. Annan sulle latsakse. Tänane õhtusöök on sushi. See on makraga. Ja lõhetempura. Ma ei teagi, mis see siis on. Ja siis ma unustasin näidata, mul sõbranna tõi oma vanaema kuivatatud õunu. Päris head. On ju? Kindlasti. Mul on täna jälle siuke pakipäev. Põhimõtteliselt on kõik päris huvitavad. Või nagu... Ei, ikka kõik on väga sellised oodatud pakid mu jaoks. Aga igatahes. Kes mu main channelit ka jälgib, siis teab, et eelmine nädal, minu jaoks praegu, eelmine nädal läks üles siis video Urban Decay'ga. Ja ma sain järgmiste videote asjad. Nii tore. See on mu lemmik meigibränd. Nii. Siin on 3 asja, 2 video teemad. 2 imustuskreemi, Naked Skin ja All Nighter. See mul on juba olemas, seda ma olen kasutanud ja tean, aga vale tooni, et nüüd ma sain siis endale õige tooni. Mõlemad on üks ja seesama toon. Number 5. Nii et siis... Tõenäoliselt ma proovin nad kohe täna ära, kuigi täna nad võib-olla on nõks tumedad mulle, sest ma ei ole praegu ise pruunistumat pannud. Aga ma panen kummagi ühele näo poolele. Siis ma saan neid korraga testida, kuna nad on täpselt seesama toon, tõesti. Ja siis see 3. asi. Taevas avaneb ja inglikoor hakkab laulma. Oh my god. Ma olen seda nii kaua oodanud. Nii tore. See on siis mul 4. Naked palett. Holy crap. Nii tuus. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god.
ei lähe. Uus pakk jõudis, aga ma juba panin need juuestuskreemid endale näkku ära. Vahe on näha, aga vahe õnneks ei ole väga hull ja kuna toonid on täpselt samad, siis ei ole ka väga hullu. Aga igastahes, siin on nüüd kirtsule asju. Kuna ta on meil selline suur ilastaja ja ajab piima tagasi ja kõike muud, siis mul olid olemas ühed mingid need, nagu need kadarätid, oh my god, siis tema garderoobiga sobivad kõige paremini need mustvalged, siis ma võtsingi lihtsalt ühe 6 paki, siis ma tean, et need alati sobivad kõigega, mis teil seal kapis on, eks ju sobivad. Nii, siis ma tellisin selle siis, kui oli H&M-is, issand jumal, oli see tasuta saatmine ja 11 prossa veel soodukas ka. Need olid vist mingisugune 12-13 euri. Ja siin on see arve ka äkki. Hindu ei ole. Ühesõnaga, minu meelest need olid mingisugune 12 euri. 12-13, no alad 12,99. Siis selline pikkade keistega, ma arvasin, et see on nagu pusa moodi, aga see on selline särk, aga samas ta podid on enamus kõik lühikeste keistega, seega siis läheb see sinna alla, nagu nii kere peab rohkem soojas olema. Igatahes võt selline, väga nunno. On mingid mustrid ja pildid, mis nagu sobivad, see mulle nagu meeldib, aga mingid nagu üldse ei lähe peale kedes ja see oli nagu mega nunno. Mul ei ole õrna aimuga, kui palju see maksta võis. Ja siis, vaatame, kuidas see siis on. Kuule, kas sa vaatad, mis sa said? Enne kuulutas rahase peale jälle. Ja jõulukleit. Natukene on siuke, mis võib vetsa kara olla, aga äkki on näha, jah, on näha, sädeleb. Siuke ilust tüllist kleit. Seal oli mingi selline heladam roosakas vist ka või selline hästi kahvatu roosa nagu. Aga ma mõtlesin, et ma võtaks pigem tumesinise, sest mul on need hallid sukkpüksid talle. Kõigi tegelikult oleks ju valged ka, aga valged on nagu kodusemad. Ja need hallid nagu nii sädelevad. Siis ta on mingi täiega kiudi jõulupuu. Aga igatahes ma näitasin Joelile ka ja küsisin, mis tema arvab, et kas pigem hela või tume ja tema ütles, et tume. See nii nunnu, ma juba tahaks selle talle selga panna. See nii nunnu. Vaatad ka seda siukse nõrgaid, ohohoo. Võtsin, ta on praegu riietest 62, mõned 62 asjad isegi on suured. Selle ma võtsin 68, siis saab kõik jõulupeod ja saab kõik jõulupeod sellega ära kanda, eks ju. Nägu oleks kohe nalja täis tüdrukul. Ja aastavahetusel ka. On ju? Jaa. Võt. Ja siis teine pakk tuli ka ära muidugi veel. Teine pakk on siuke suur ja see on selles mõttes huvitav ja selles mõttes igav, et minu jaoks on see sitaks huvitav, sest see on videovalgustus. Aga no välja näeb nagu igav on ja. Et sellega nagu, jah. Ühesõnaga, kuna ma sain nagu nii need Urban Decay asjad ka, siis mul läheb siin nagu nii varsti filmimiseks. Nii et. Põnevaimad pakid on nüüd käes, nüüd mul on tulemas veel Socialize'i rüpsmed, sõbrannaga tellisime 2 peale. Ühe pakki endale. Siis täna õhtul me läheme Pärnusse hästi ja õhtul. Siis ma loodan, et mul on meele, siis ma tellisin endale ka jõuluks riided Stradivariusest, et käia laupäeval läbi ja pakk ära võtta. Aga mul ema töötab nagu seal kõrval, et ma oleks lasknud tal ära tuua, aga seal kirjas oli, et isikut tõendav dokument kaasa, siis ma mõtlesin, et suve, et me lähme nagu nii sõitma, et siis toon homme ise ära. Ja siis me tuleme homme tagasi, kuna koer jääb üksi koju. Noh, jänkuga. Oot, aga siuke kraam siis. Tavaliselt ma unustan alati need pakid näitamata nagu pooltel kordadel ja siis ma näitan kas tagant järele või siis lihtsalt jääbki. Nii et ma mõtlesin, et ei, et ma pean ikka nagu meeles hoidma, et tuleb ikka näidata, mis ma saan, et siis on äkki teil ka põnevam ja. Oot, aga see kleit on nii nunnu, ma tahaks selle talle juba selga panna. Tahaks selle sul juba selga panna, on ju? Kuule.
Jõudsime Pärnusse, kell on 11 õhtul ja mul on rämme uni, ma tavaliselt magan sel ajal juba. Saa ka haigutada ja sa lähed veel autoga sõitma. Ei väheks. Ei väheks. Väike Tallinna-Pärnus. Väike. Nii pool. Jaa. Ma kodus ei näidanudki, ma tegin esimese katsetuse selle uue Ultimate Basics palletiga ära. Aga nüüd ma lähen ühin selle juba maha. Instas on pilt olemas, aga seal ei saa nii hästi aru või mingid suvalised vannitoa selfid, mis ma sõbrannale saatsin. Hello! Kus me nüüd oleme? Oleneb, mis sa mõtled, me oleme Pärnus, me oleme Vensises. See on siis, zoomisin kogemata sisse, see on siis viimane, või noh, jah, ilmselt viimane proovisõiduauto. Jah, ma ei viitsi rohkem. Kuidas muljed on? See on hästi hea suur. Mulle meeldib, et see on suur. Siin on kohe näha, et me isegi ei pidanud vankrit ja turvahelli sisse proovima, et... Ja pagasniku teed lahti, siis on nagu läheb lõpmatuseni. Viskaks pikali sinna nagu. Jah. Kurat, Emmi ilmselt saabki. Magada seal tükk aega. Pesa teha sinna talle. Aga ma ei oskagi sisu näidata väga siin midagi. Aga ma käisin veel öösel ka sõitmas, tal on hästi hea varustus on. Ja hästi head tuled on. Ja siis tal on veel see automaatne täistulede lülitamine ka, mis on väga harjumatu. Ma sõitsin ikka, sõitsin natuke maanteel ja proovisin neid tulesid siis. Näpp oli ikka kogu aeg nende tulede peal igaks juhuks maha võtta, aga ta ikka ilusti võttis ise täpselt õigel ajal maha ja pani täpselt, kui auto kõrval oled, pani uuesti peale ja väga mugav. Ja siis ta näitab neid märke, loeb ja hoiab rida ja, või noh, ei hoia rida, aga näitab rea mingit seda junni ja mis tal siin veel oli, igast mingid kokkupõrke hoiatused ja ma ei tea seda asja. Ja minu arust hästi mugav sõita. Ei saa aru, et nii suur auto on. On ja? On ja? Jah, ma ei tea. Ma ei tunne küll, et oleks suuremasse kui meie auto istub praegu otseselt. Mis on hea? Jah, on hea. Aga me siis natuke sõidame ja siis näitame varsti väljast autot. No nii, väljast ka siis. Natukene on siin tuuline ka. Me läksime tegelikult jõe äärde, aga jõe ääres oli juba see tuuline. Nii et me tulime nüüd siia. Kuda on? Ilus. Mulle meeldivad selle leedid ka, aga ma ei tea, kas seda praegu üldse näha on. See siuke kuju on. Thanks. Tule kõnni mu ees. Täpselt samasugust, mis käisid. Näitab pagasnikud ka. Jah. Ma saad aru, mis asi siin on üks mingi... Mis sa teed? No kõlas nagu andur. Aga kaamera on siin kaamera puhtaks. No see on juba pagasiruum. See on nagu, mida häkki see ausalt siit nagu veel eriti siit läbi kaamera vaadates tundub, et ma mahun sinna pikali minema. Ja ma mahungi. Ja sa ei pea isegi väga kessis olema. Vot, jolli suurune pagasiruum. Vaata, ega sul püksid mustast ei saanud. Ja täiega mingi igast laegu käib. Ja, siin on vähe sellest, et see on suur, sest siin on nagu juba ka pagasiruumis on hästi palju laekaid. See Siin on see. koera see või? On see või?
ei, see on see, kas see ei ole see... Kas see on see, mis rippuma hakkab? Kuhu peale saab asjad riputada või? Aga see ei tule nagu edasi. Äkki see on jah see... See vist on ikka see, mis siin... Ja, see läheb sinna ülesse. Ja taga on ka niimoodi ruumi, et me juba nagu sisse vaadates näeme ära, et turvahell mahub siia ilusti ära. Oi, astusin oma salli peale, pagan. Seest on ta selline. See on Toyota, ta on selline lihtne sisu, aga ta ei ole nii siuke odava tundega kui Aurisel. Auris jättis minule hästi sellise naljaka tunde nagu, et RAV4 jätab mulle ka sellised nagu kaubiku tunne, kuidas kõik kõle ja kauge ja ma ei tea, et mulle meeldib, kui auto on selline, et ma istun sinna sisse ja ma tunnen, et ma olen nagu seal mõnusalt sees või et ma ei tea, ma ei oska seda kirjeldada, see mis tunde nagu auto must tekkima peab, aga... Auto peab kallistama. No, et ta peab ikkagi natuke nagu kallistama, et ma tunnen, et ma olen nagu turvaliselt seal sees ja et ma ei loksu kuskil ringi ja niimoodi, aga mõne auto nagu see armatuur ja kõik see on kuidagi selline ja istud ja kõik kokku on selline kauge ja hästi nagu emotsioonita ja ma ei tea, minu jaoks Auris näiteks oli selline, aga nüüd Avensis ei ole. Ja mõnus oli sõita, aga noh, okei, ütleme ausalt, ja tagatuled on sama kujuga. Iga uue autoga on suht sama emotsioon sõita, et ta on mõnus, mugav, pehme, sujuv, kõik siuke. Sõidutunne jah, aga siis nagu sisu erinev kõigil, et siin muidugi, siin autos ei oleks kuskil kaamerat hoida, tegelikult seistes, telefoniga meil enam seistes ma saaks niimoodi siin hoida nagu. Aga ühesõnaga, et mis sa hakkasid ütlema? Võib-olla sirgel teel sõites ka. Sirgel teel sõites ka. Aga telefoni pole kuhugi panna. Ei, sa hakkasid, me rääkisime sellest sõidutundest. Jah, see on nagu selles suhtes, et nagu kõik on ikka siuksed pehmed ja uued ja mugavad. Aga lihtsalt mõni auto on nagu... Just ma ei oska seda öelda, et nagu ümber sul kallistab ja ei jäta nagu nii külmaks seest. Yeah, no et see sõiduemotsioon on kõigile too nii mõnus ja pehme rool ja aga auto peab seest ka meeldima ikka. Aga ongi, et ta peab nagu, kui sisu nagu külmaks jätab või siuke, et sa nagu ei taha väga seal olla, siis pole nagu mõtet. Sa ei tunne ennast mõnusalt, näiteks meil on eks ju neid Pärnu otsi. Me sõidame niisama ka ringi, et ongi, et me veedame ikkagi päris palju aega autos, et see peab nagu mõnus olema. Ja näiteks siin on see keskkonsool on niimoodi siuke kõrge ja ta on mulle nagu lähedal. Et mõnedes autodes ta on hästi all kuidagi ja kaugel ja selline. Jah. Ja mul on ka see, et ta peab olema nagu... Siis kui siit on tühi, siis on nagu vastik. Jah, ja minu meelest... Näiteks Minil on see täiesti, siin polegi mitte midagi nagu. Fordil meil oli ka vaata, see oli ka nii rõve seest. Pikk käigukang anti ja kõik. Jah, et see oli ka teise auto täiesti okei. Aga et siin keskelt peab siuke kõrge olema see osa nagu. Ta peab olema nagu nende mõnusalt lähedal ikkagi. ei taha su lähedal vaata, et võiks midagi nagu ma ei ütleks, et ta meid eraldab, aga ta tekitab nagu sellise, no täpselt see siuke kallistamise tunne ja et sa oled nagu siin nagu, see nagu turvalisem tunne tekib ja kuidagi nagu et ma olen nagu, meid eraldab nagu sein, siis mul on nagu hea turvaline olla nagu juu minu arust võiks veel olla nagu see, vaata nagu see pagasi eraldusvõrk on võiks nagu siin olla, et ma saan nagu selle ette tõmmata aga hästi tihe võrk, et läbi ka ei näe. Kui pikem sõit on, et siis kui sa kogu aeg räägid, vaata mingit nõmendat juttu või lolli juttu. Ma tõmban nagu selle... Disclaimer, me tegelikult, kui meil ei ole mingit väga sellist päevakajalist teemat, siis me päris tihti maanteesõitudel oleme vait. Aga mitte alati. Jah. See sõltub, vahel oleme mõlemad nii omas mullis, et ei räägi midagi. Aga jah, ma ei tea, see siis oli viimane, et... Praegu. Täna on viimane. Täna on viimane. Siin on kõigast asju, sa neid vaatasid või? Istusin sisse, hakkasin sõitma, ma ei saanud sõidu ajal näppida autot. Tuule ei olnud või? Täna tuleb taas, Homme. Nad hakkavad homme, ei. Täna olen siuke olnud, et ma olen terve päeva üksi olnud Tirtsuga. Välil oli eritöö. Ja nüüd tulisin koju, tõi pitsat, nam-nam.
ei tunne ära, onju, pole näinud ammu seda venda. Juh, päevad juba näinud. Varbad on laiali. On jah, ta enne tops neid näkku mulle ja suhu. Aga, ja kes muretseb, et ma teda praegu seal mingi istumus võtsin, siis ei, ma võtsin teda ise kätega nagu. Aga ühesõnaga jah, eile me jõudsime õhtul koju ja vaatasime telekat ja chillisime. Sa võtsid selle lõpuks hoopis või? Jah. Igastahes... Küsisin mälu järgi. Okei, pepperone, ei, mis see on? Americano. Okei. Ühesõnaga, me siis sööme pitsat ja... Ma unustasin reedel öelda, et meil oli nii-öelda triibu aastapäev. Et aasta tagasi reedel saime teada, et üks väike nubin tuleb. Inju. On sul midagi öelda? Kost juhi. Aitäh, et vaatasite järgmises videos näeme. Tšau.